Minu nimi on Mati Nuut ja ma olin eelmine aasta samal ajal olin poliitiliselt täiesti ebaaktiivne. Aga aasta tagasi 4 päeva pärast ma hakkasin täiesti aktiivseks ja mind ajendas selleks Reformierakonna siis lõpetatud kriminaalvärk koos nende ülekoolamise protokollide avalikustamisega. Ja tuli kuskilt Iirimaalt läbi Sirka vahenduse tuli siis sõnum, et Iirimaal oleks samal õhtul kogunenud inimesed pubides, järgmine päev tänavatel ja 2 nädala jooksul oleks valitsus muutunud. Siis mõtlesin, et huvitav, mis meil viga on, eks. Niiviisi nagu oksendatakse krae vahele ja näkku ja mitte midagi ei tee. Ja kas siis see, et midagi ei tee, on sellest, et meil läheb nii hästi, ei lähe hästi 3 viimase vaesema riigi seas. Bulgaaria ja Rumeenia tagapool, no ei lähe hästi. Kohe kuidagi ei lähe. Läti läks ka mööda. Suure algal. Aga nüüd ma räägin natukene, mis me siin teinud oleme Sakala-Käretega lisaks. See Sakala-Käret tekkiski siuke väike liikumine, ei ole ühistunud ega mitte midagi. Aga tegime väikse meeleavalduse siin, täitsa tore oli. Ja avastasime, et poliitiline aktiivsus on midagi täitsa põnevat. Toodab adrenaliini, et seda nagu vihastad iga päev. Ja siis tuled meestega kokku ja siis vihastad koos. Me kuulsime ka meeleavaldust korraldades, et inimesed kodus üksi vihastavad, et see oleks nagu natukene nukrad teema, et koos on parem. Ja selleks ka see võrgustik, et saaks vihastada nagu koos veel rohkem, aga tegelikult võib-olla ka mitte. Mida me veel tegime peale meeleavaldusel, me hakkasimegi koos käima ja analüüsima, mis on siis toimunud ja miks on siin konkreetselt kodus olu nii nagu ta on. Et ükses riik, kõiki korraga ei jõua, eks, meid oli vähe ka. Ja siis valmis siuke hinnang Viljandi võimuliidu tööle, mis peakski olema meie siukse kogukondliku poliitikaga kohapealse rakukese nagu panus. Esiteks kriitika ja siis ka mõte sellele, et kuidas tegelikult asjad võiks olla. Kõigepealt, mis asi see Viljandi võimuliit on, eks ju, tekkis 4 aastat tagasi. Aga oli varem ka ja siis 4 aastat tagasi võtsid siis Reform, IRL ja Keskerakond asja enda kätte. Ja surusid täiesti kõrvale koduse Viljandi valimisliidu, kes sai 26% häältest. Ja siis need vanad, ütleme, kes olid ka veel võimul olnud, siis muudkui toimetasid edasi. Mis see Viljandi linn on, eks, et jube uhke ajalugu. Et Rakvere ordulinnus on poisike selle kõrval, mis on siin, eks ole. Ja kui palju Rakvere roobib raha kokku oma ordulinnusega praegu? Viljandi, kopikaid. Viikingi tee läks läbi, üks haru läks siit läbi. Kõik arheoloogilised leiud seda näitavad. Hansa tee, Hansa linn, ordumeistrid siit tulnud. Käisime Jüri ja ülestõusu mahagi surumas. Sellest veel koolides ei räägita. Aga üha julgemini sellest räägivad ajaloolased. Et ordulinnus kõige suurem Baltimaades ei olnud siin niisama, just selle sama Ida-Lääne ja Põhja-Lõuna risttee oli siin. Logistiliselt mugav on ta ka täna, räägib näiteks Arnika müügijuht Silver Niitots. Igale poole enam-vähem sama maa. Kaunis loodus, võimas ajalugu, lisaks veel Soomaa, Mulgimaa, Võrtsjärv, Suure Jani, kogu see kupatus ümber ringi. Ja mis tegelikult on? Väljaränne. Pommi auk noorte keeles. Väljarände suurust me näeme, kesklinn tühjeneb, tuul ulub ja nagu üks sõber siin rääkis, et laupäeva õhtul tahtis suudelda inimeste jälgi, sest inimesed ei olnud, tundis üksinda ennast maamuna peal. Kaunite vassaadi taga on räämus täielik. Pissi peatus Pärnu ja Tartu vahel kultuuriturismilisest seisukohast. Kui aastavahetusel Pärnu, Tartu, Tallinna majutusettevõtted olid täis, siis Viljandis oli, vist oli 50% täituvust. Midagi teha. Ja madal jääb keskmine palk muideks. Halleluuja. See liidu leping, eks ju, mis nad seal 4 aastat tagasi sõlgisid, siis jääbki mulje, et sellised erakondlikud asjad, eks, et toodavadki lubadusi selleks, et teen pool ära, nagu Laur ütles, et siis on juba tubli. Tegelikult ei ole, eks. Möllatakse ju meie raha. Täielikult täidetud 8 osaliselt 11 ja põhiprobleemile ehk väljaränne, et
töökohtade loomine pole lahenduse leitud. Meenutab rohkem nagu see nende 3 toimetamine seal sellist lapiteki tirimist, kord varvaste pealt ära ja siis jälle varvaste pealt tagasi ja läheb katki see lapiteki, inimesed endiselt rändavad välja ja siis järelikult see lapitekk läheb järjest õhemaks. Arengukava toodeti siin samas saalis kaitsti, no küll oli naljakas. Seal oli sees siuke lause ilusti välja toodud, maakondlik turismi statistika on hetkel puudulik. See oli seal mitu aastat oli seal samas see lause sees. Ja muideks on palgal turismi arendaja seal ametikoht kenasti. Küsimus tekib, et millega nad seal tegelevad. Ja huvitav on selles mõttes see asi, et samal ajal ilmus ka kriitika meedias Kaitseministeeriumi mingisugusele samasugusele dokumendile, kus üteldi ka, et see on pigem nagu dokumendi toorikuid dokument, eks ju. Et siis tekiski see mõte, et tänu sellele, et see aktiivne kodanik on puudud, siis kogu avalik sektor on tegelikult mandumas. Kuna me talle ise nagu kruvi ei keera, siis nad on täpselt nii mugavad, kui neil lastakse olla. Ja kruvi keeramine ei ole negatiivses mõttes, selles mõttes, et lähed tunned huvi, aga vaata, kohe jõuame sinna ka, et miks see praegu siin ei toimi. Et see arengukava oli, me pärast rääkisime nendega, kes juhtisid seda asja, et eks teda linnukese pärast tehti, eks ju. Kuskil on näidata midagi, sellega rääkid jubedat vaeva, et tulemus oli ikkagi väga vilets. Pigem deklaratiivne kui töine, kirjeldati 3 lehekülge noorsootööd, mis on Viljandis tegelikult ääretult vilets. Ja nii edasi, ma hakka seal rohkem peatuma, ma hakka ennast igadeks ajama. Töökultuur. Viljandi linna valitsuses töökultuur. Kodanike kirjadele ei vastata. Kordan, kodanike kirjadele ei vastata. See on haige. Selliste inimeste jaoks on tehtud meil Tallinna maanteel üks asutus. Inimene peab kohale minema. Tuli üks inimene sealt linnavalitsusest, tuli ma sõin just ühes söögiasutusest, tuli kohalik ärimees. Pool tundi närritses ma laua juures, rääkis ennast tühjaks, ma ei saanud suppi ka süüa, pidin inimese ära kuulama. Linnaametniku ülesanne on see. Taeti seal linnavalitsus närvi. Linnavalitsus kui selline on, keegi ütles väga tavavalt, et hullem ka nõuka ajal. Omad inimesed ja ei lahenda probleeme, sul peab olema inimene seal tuttav sees, siis lahendatakse. See on nõuka aeg. Viljandi 730 pidustused olid. Laval oli rohkem inimesi kui saalis. See näitab siis korraldamist. Tegelikult müüki ümmargune arv, eks. Jällegi müüki ajalooga all. Kaasamine, millest on ka siin juttu olnud. Rääkisin siseaudiitoriga. Tema arvas, oli tore inimene Elsa nimeks. Tema arvas, et kaasamine on lihtsalt ebaühtlane. Mina arvan, et seda kaasamist on väga vähe ja väga valikuliselt siin. Siis ma räägin siin ametnike käitumisest kui tippametnik. Mitmel korral, nime ei nimeta, ei ilmu kokkulepitud kohtumisele. Ta on selle kohtumise kokku leppinud, ei ilmu. Siis on jällegi tegemist käitumishäälebega, mida peaks ravima. Kui see sama tippametnik annab lubaduse, mida ta algselt juba teab, et ta ei suudagi pidada, siis on ka tegemist käitumishälbega ja neid siin antakse. See on selline linn. Või võtame teise näite, kui selle siit samast majast üks väikeametnik ei vasta mu kirjadele. Ja ma saan kirjale vastuse alles siis, kui ma ütlen, et kuule, ma lähen nüüd räägin su direktoriga. Siis on see nagu nõme, sest ta on noor inimene ja alles väike aasta välja tulnud, eks Kultuuriakadeemiast. Kui juba sellist asja nagu ametnikust, täielik ametnik riik, eks täpselt me mäletame, kes nõukaaega mäletavad, täpselt sama jama, eks. Siin linnas. Põhjused. Suletus. Seda on käidud ka, eks ma loen siin ikka neid valimislehekesi ka ja seda on välja toodud, et see linna valitsemine on kindlalt teatud väikse kiltkonna jaoks keskne
Väikse kohale ja sarnaselt, see on muinasajast niiviisi olnud, et väljast tulnu on võõras, on kõigepealt vaenlane ja seda ei ole pahaga tappa. Viiking ajast saati oma inimene, kui tapad ära, eks ju, siis oled seal impri, aga kui väljast tuli ja tapad, siis okei, eks ju. Ma tulin siia 2009 tagasi, muiduks ma läksin siit 86, panin Ukraina poole, sealt Tartu ja Tallinnasse. Kui ma 2009 tagasi tulin, siis ma söösin siin avalisüli mõtetega mõningatesse institutsioonidesse ja siis ksenofoobia on umbes see teema, et kust sa tuled, eks, et see, aga see selleks, võib-olla see ongi väikse koha nagu probleem. Aga veelgi tähtsam on see enesekriitika puudumine. Kui tõesti ise ei oska seda arengukava kirjutada, eks ju, võtta kedagi appi, seda ka ei teha. Tulemus, täitmata lubadused, pooleli jäänud ettevõtmised, stagnatsioon, jätkub väljaränne, võimu suutmatus kogukonna vajadusi rahuldama. Ma tegin selle 5 kell 5 hommikul, mul natuke sassisin neid. Hullem kui nõukaajal seda ütlesime, apaatsus, tülgastus, hirm. Need on sellised 3 sõnad. Pooled inimesed, kes tänaval vastu tulevad või kellega kohtud kuskil, olgu ta siis Selveri müüjatar või siis hoopis kõrgepalgaline, ei mind küll poliitika ei huvita. Mis kogukondlik poliitikakonverents, mis sa räägid? Ei, mind ei huvita. Ja tulemuseks oli see, et eelmine kord KOV-i valimiste ajal 52% oli osalemisaktiivsus, mis tegi Viljandist Viljandi omavalitsuste seas nagu 3 viimasel kohal oleva, mis tagant 3. aktiivsusega koha. Põhjus oligi see, et ega minust enam midagi sõltu, kõik on nagu nii, tuksis nagu ta on, et parem ma otsin oma väljundit kuskilt mujalt, eks. Tülgastus seondub selle esimesega ja kõige hullem, hirm. Inimesed kardavad töökohtade pärast, kardavad olla aktiivsed. Oma nimegi siia kirja panna, eks. Et see on nagu halb. Siin me ei saa enam kodanike kaasatusest rääkida. Hinnek asi sellele võimuliidu tööle praegu. Päris ausalt. See ei ole ainult minu arvamus. Seda üteldi sealt meie käräjate laua taga mitmel korral välja. See on vilets sinna. Lahendus. Tegelik kaasatus. Ära karda seda kodanikku. Väga hästi Piia ütles, et inimesed tahavad, et nendega räägitakse. Ja kui linn ei ole võimeline, siis kaasa need, kes on võimelised seda küsitlust või muul määral seda kaasarääkimist nagu läbi viima. Et see tegelik kaasatus ilma selleta, mis see praegune, Andrus ilusti rääkis tegelikult, see, mis Andrus kirjeldas, see juhtimissüsteem on pärit feodaalajastust. Selgelt hierarhiline kitsas ülevalt, väga kitsas ülevalt. See ei suuda oma kitsusest toota pidevalt kiirenevalt muutuvale ühiskonnale toota kompleksseid lahendusi, mida see ühiskond tegelikult vajab. Täpselt nagu vajab Viljandi linn. Ainult maatriksstruktuur, kõigi ka võimalike ekspertide, tavakodanike kaasamine, see aitab olukorda muuta ja nii riiki ühiskonda kui ka seda väikest Viljandit kogukond stagnatsioonist välja tuua. Hoiakute muutmine. Jällegi ära karda kodanikku. Ära sulge ennast tema eest, eks. Üks asi, mis mulle minu kohta kunagi öeldi ja linn on väike, see tuleb välja. Aga mis me sellest siia kaasame, eks? Tal pole ajaloolase haridust. Ma olen ajaloo baasilt teinud väga palju pakette ja tekitanud rahavoogusid ajaloo baasilt, mida Eesti Vabariigis väga paljud öelda ei või, eks. Aga see kodanik, kes ütles, ei ole seda teinud. Ja ta ei tea, et on minu pädevusest midagi. Ta lihtsalt leidis, et on vaja. Kuna ma olin väljast tulnud, kuigi siin üles kasvanud enese. Ja enesekesksuse asemele missioonitunne, mis asi see on? See sama, et on midagi suuremat kui sa ise ja sinu partei ja sinu sõpruskond. See on sama kogukond, see sama linn, eks ju. See on minu oma ka. Ma olen üle selle Viljandi järve tegin, pojale tegin ujumiseksami. Minu enda ujumiseksam oli Valoja järve peal, eks. Ma olen siin üles kasvanud, siin kakelnud, siin enne diskotisid ennast täisi olnud, eks. See on minu linn. Ja ma tahan, et selle linnal hästi läheks ja ma tõin selle linna teine nädal tagasi, tõin 60 Kohtla-Järve vene gümnasisti, eks. Kõik kaklesevad seal, panin nad seal elavat ajal õpet tegema. Tegid niivis, et kaeva peal tuli üks kohalik juurde ja küsis, et что здесь вообще происходит, eks.
ja seda räägime eesti keeles, et me toome Rakvere rahvad siia ära nüüd. See oli väga õnnelik. Ja mis on veel üks hea soovitus, on eesmärkidele ja tegevusplaanid juurde. Et siin kõik need on igasugu deklaratiivsed asjad täis, eks ju. Need samad koalitsioonilepingud, eks ju. See tegevusplaan ei ole raske ju tegelikult ellu viia ja eriti kui on vaja linnavalitsuse istungid tegemas käia Viimsi spaas, eks ju. Raha läheb mujal ära. Või kui pannakse muru järjest sinna teisele Kirsimäele küsimata, et kuidas ta nüüd sinna pidama jääks, eks ju, pannakse aastaid. See kõik maksab. Väljundid, mis see linn välja võiks näha, eks ju. Ma rääkisin algul selle linna omapärast. Siin on piisavalt omapära, mille peale keevitada siis seda kõrgtehnoloogilist ettevõtlust, kultuuriturismi, laomemajandust ja kõik muud sellest. Sama ajalugu, mis on Eesti kultuuriruumis nii vähe vääristatud. Polegi nagu kultuurmaa, et missugune meie vanimast ajalast pajata nagu mängufilm tehti nõukaajal. Malevik kvalifitseerub Malevik pilar, eks ju. Viimne reliik. Ja siis oli, seal on veel paar tükki ja kõik on nõukaajast. Eesti ajal mitte ühtegi ei ole toodetud. Dokfilmidest rääkimata, eks ju. Rääkimata arvutimängude tööstus. See on interaktiivne ajaloo käsitlus, mis on igal pool mujal kultuurmaades olemas. Meil seda ei ole. Tõmbame selle siin linnas käima. Kõik vajalikud sisendid selle jaoks on olemas. Praegu see VK sai maailma tasemel filmistuudio endale. Panevad veel püsti, eks jaanuaris on valmis. Aastaringne interaktiivne kultuuriprogramm tänavatel. Samal ajal, kui meil siin tuul ulub ja suudled inimesed taga jala jälgi, siis Tartus vaatmis käib, eks ju. Ja kunagi oli siin ka muideks. Ja nii edasi. Aga sai palju. Nüüd, aitab küll. Küsimusi küsiti hiljem. Tegelikult mul on see mõte, et läks praegu ajaga üle ja tegelikult tahetakse siin tahetakse. Mul on nüüd see ettepanek, et ma räägiks paar sõna sellest võrgustikust, mis on siin nii palju kirgi kütnud. Kriitika ma tegin ära, et see võrgustik, mille olemas ongi see sama, mis Emil algul ütles enne minu kõnet, eks ju, et kui mees väsib ära, siis tuleb sõber kõrvale ja ütleb, et kuule, vaja on. Väga lihtne. Ma istusin suvila trepi peal, kui ma Emile helistasin. Emili 10 sekundit siuke värk mõjus täiesti elektriseerivalt. Aitäh, Emil, et lükkasid takka ja tegime ära. Ja seda jälgitakse praegu üle maailma. Nüüd, minu küsimus on teile, teie need, kes tahate selles võrgustikus kaasa lüüa. Või paari sõnaga, mis see on see võrgustik. Maadrik struktuur, nagu ma ennem rääkisin, ma ei tea, kui paljud on sellega tegelikkuses kokku puutunud. Toimis väga hästi näiteks talvesõjas, kus väiksed kütipolgud väga liikuvad. Ei olnud juhti, oli liider. Toimisid väga hästi Vene tsentraalselt juhitud vägede vastu. Maadrik struktuur, mis on tegelikult just, kus ei olegi juhti, vaid kus on kõik kaasamõtled tasemel, on ainult vastutuse võtmine muidugi vajalik, et see asi toimiks. Et me tahame üle Eestilise sellise võrgustiku luua, nagu härra Helmest tahtis ka ütelda, et tegelikult oleks ka neile tuge vaja vahetada kogemusi, kellega on siin hästi läinud. Et kui see valimisliit isegi sealt Tartus kaotab need valimised, et nad ei jätaks seda asja pooleli, vaid annaks pärast edasi, eks ju. Kutsuks veel sõpru maailmast ka nõu andma, kuidas neil see asi käib ja saaks koos asja korda. Ega see, et ma kriitikat siin teen, see kriitika tuleb auto kohta ka teha, et teada saada, mis tal viga on, et siis lõpuks edasi sõita, eks korralikult temaga ja kiiresti ja säästlikult. Koos korda teha asjad, see sama võrgustik, eks ju. Sest, ja miks teda vaja on minu meelest see sama põhjus, et see feodaalne juhtimissüsteem lihtsalt ei toimida. Et sa ütlesid, et erakonnad korda teha. Me lähe nende asemele, me läheme neil kõrvale. Et neid aidata, neid endid korda teha, neil tagasi maa peale tulla, et ei oleks üks jaburust, nagu seal Tallinnas Ülemistel oli, eks ju. Aga täiesti haigi. Ja praegu oli Turuplatsil oli, Tallinnas oli märksa kallim, see Turuplatsil oli meil täna oli 4500 eest. Seda painkoogi. Niiviis, et minu ettepanek on see, et kes tahavad selles võrgustikus kaasa lüüa, siis me läheksime, võtaksime asjad ja läheksime sinna üles samast saali ja teeksime väikse ajurünnaku. Sobib?